Tere kõigile, minu nimi on Elo ja ma olen Korraklaabi sõltumatu turustaja ning täna siis on loengu teemaks Hydra-Max komplekt. Ja Hydra-Max on esimesi komplekte tegelikult, mul ka siin olemas, mis meile sedasi Korraklaabi siis tervisekontseptsiooni 5 sammu siis järgimiseks loodi põhimõtteliselt. Ta on kõige selline baaskomplekt, sellest võib ükskõik kes alustada, ei ole vastunäidustusi ja üldiselt seda valides on väga raske ikkagi mööda panna. Isiklikult olen neid tooteid tarbinud korraga koos ja igal hommikul juba aastaid, juba enne kui Hydra-Max komplekt kokku pandi, põhimõtteliselt tehniliselt sellest ajast, kui tuli Pentokan, mis on siis üks olulisi koostisaineid siin, koostisosasid jah. Aga ma ei kujutaks oma elu ilma selleta ette ausalt öeldes. Ta ikkagi annab nii palju igapäevaseks nagu sellises toimetamiseks energiat, kõike tagab, et su kehal on olemas kõik vajalik nii-öelda siis see baas, et sa ei kuiva, et sa seetõttu ei vanane, ta võitleb vabade radikaalidega, igatepidi hoiab sind energias ja hoiab nooruslikuna ja aitab hoida siis, et su keha on piisavalt joodetud. Nii et sellest kindlasti tasub alustada ja seda, kui midagi üldse soovitada, siis võite alati soovitada seda, et sellega mingil juhul mööda ei pane, kõigil on seda tarvis. Aga vaatame siis lähemalt, mis see sisaldab endas ja miks see hea on. Organism sisaldab siis väga palju rakke, triljoneid, nagu näete. Ja igas selles rakus esineb vesi. Ehk siis üldiselt inimesed seda ikkagi vähemasti on kuulnud, et kuskil 70% meie kehast on vett. See loomulikult langeb sedamööda, kuidas me vananeme ja mitte sellepärast, et me vananeme, vaid sellepärast, et meie kehas lihtsalt me kaotame kõike väärtuslikku ja meie keha enam ei tooda neid asju, mida ta toodab siis, kui me oleme noored. Ehk näiteks kollageeni tootmine langeb järsult peale 25. eluaastat. Ja selleks ajaks, kui me saame 50, on sellest vaevu 50% veel järgi, mis ta tootis siis, kui me olime noored. Aga kui ei ole kollageeni kehas, siis ei ole ka seda valku, mis hoiaks siis neid meie rakke, seda pringid nagu täispuhutud õhupall. Ja kui kollageeni on vähe, siis see on põhimõtteliselt nagu õhupall vajuks lössi. Ja sellepärast tekivadki need siis nagu kortsukesed, purrukesed siia nahapinnale, lihtsalt nahapinnalt me seda näeme, tegelikult seesama kõik toimub ka meie kehas sees. Nii et see on nagu võib-olla üks selline aspekt, mis mõjutab seda. Aga kui ei ole kollageeni, siis ta lihtsalt ei hoia kinni seda vett ja tänu sellele see vesi lihtsalt voolab nagu rohkem meist läbi. Ja siis ütleme jah, seal kuskil peale 50 võib-olla olemegi ainult 60% vesi juba. Et sinna võib-olla tasub siis teadlikult panustada, et kui olete juba üle 25, hakake vaikselt teadlikult toituma selle järgi, kust saada rohkem kollageeni ja seda tootmist stimuleerida oma kehas, teadlikult vältige halbu tervise siis nii-öelda tervist hävitavaid elustiili selliseid valikuid. No nagu näiteks suitsetamine, mis hästi palju toodab siis vabu radikaale meie organismi ja vabad radikaalid võtavad siis ära selle antioksüdantse laengu, võtavad tihti selle meie enda raku küljest, kui meil ei ole piisavalt antioksüdante endal kehas ja meie rakk vananeb ning sureb enneaegselt. Ja see tähendab, kogu meie keha vananeb. Ja see on võib-olla ka üks selline asi siis, et miks mitte suitsetada näiteks, miks valida tervislik elustiil, aga vesi on siis kõige levinum element meie kehas põhimõtteliselt, kõige levinum siis molekul. Samas näiteks, kui rääkida aminohapetest, siis kõige levinum valk ongi seesama kollageen, et kõiki muid valke on vähem, aga kollageen on kõige sellisem peamisem, et ta ei ole tegelikult ainult ju meie nahas, nahapinnal nii-öelda rolli mängimas, vaid kollageen on igasugused liigesed, kõhred, juuksed, küüned, aga ta ennekõike on ka seesama sidekude, mis on meie organite vahel, et ta hoides kõike siis koos. Nii et kollageen ka väga-väga levinud ja nagu üritan teile siis siin rääkida, teeb koostööd siis veega, nad on üksteisele väga olulised. Aga
võib-olla, et kui seda, et veres on palju vett, tundub loogiline, see, et nahas on siin piisavas koguses, on ka võib-olla mõistusega tajutav või et aju on ju, siis jällegi seda, et luudes ja liigestes on ka kuskil 20% jagu vett, see on võib-olla midagi sellist, mille peale me igapäevaselt ei mõtle, aga ka sinna on seda vett kindlasti vaja ja hästi oluline on siis vee nii-öelda siis koostis, tema omadused, et ta jõuaks ka sinna õigesse kohta ja saaks siis kogu keha ja keha kõik rakud niisutatud, ka need, mis on siis tihkemad, tugevama struktuuriga, aga vesi siis nagu mõistate, eks ju, et kuna teda leidub kõikides kudedes, peaks sisaldama ka siis vajalikke mineraale ja ennekõike olema siis vastuvõetav ka neile rakkudele igas koes siis nii-öelda, sest oih, rakud on ju erinevad. Vee liikumine organismis mitte kunagi seisma ei jää, sest et ta alati on kuskilt tulemas, kuskilt väljumas, kuskile sisenemas. Ka siis, kui me näiteks hingame, me ju hingame tegelikult veeauru kogu aeg välja, ka siis, kui me seda ei näe. Samamoodi vesi liigub rakku sisse, viies sinna siis hapnikku ja toitained, samal ajal on väga palju rakke, kust vesi parasjagu välja liigub ja selle tõttu on ta pidevas ringluses. Kui te olete üle magamas, siis see ringlus on aeglasem ja väiksem mahuliselt, aga kui te näiteks tegelete aktiivselt millegiga, näiteks sportliku liikumisega, siis jällegi vesi liigub seda intensiivsemalt teie organismis, sellepärast et lümf liigub ja lümf paneb kõik nagu veega kudedes rohkem ringlema. Nii et lümf, veri, sülg, maamahl, uriin, higi, pisarad, need on kõik, mis sisaldavad väga palju vett. Nii et kui me vähegi oleme ärkvel, siis üldiselt mõeldes söögile, kohe hakkab sülge tootma, maamahla hakkab keha tootma. Kui me oleme joonud midagi, siis mõne aja pärast tuleb minna meil pissile, siis on uriin vaja väljutada. Kui me aktiivselt millegagi tegeleme või oleme näiteks saunas või väljas suvel päikese käes kuumas, siis meil tekib higi, jällegi kaotame vett, peame selle võrra rohkem liikuma ja nii see liikumine siis muudkui toimubki. Aga selleks, et see liikumine saaks toimuda, on meil kindlasti vaja piisavas koguses vett. Siis inimese organism koosneb väga paljudest siis mikro- ja makroelementidest ehk kokkuvõttes 2/3 veest ja 1/3 siis keemilistest elementidest. Näete, kui palju, eks ju. Sealjuures iga element on oluline inimkeha organite ja süsteemide siis funktsioneerimiseks selliselt, nagu ta ette on nähtud. Ehk ei ole niimoodi, et üks element on olulisem või teine vähem olulisem. Kui midagi on puudu, siis on ikkagi kriis. Kui te mõtlete näiteks kuldketi peale, te ei saa öelda, et ma ei tea, vasakult poolt 7 lüli on olulisem kui paremalt poolt 8 näiteks. Kui üks lüli on katki, siis üks lüli on katki, see tähendab terve kett on katki, eks ju. Nii et sama kehtib nende mikro- ja makroelementide osas. Ainuke asi on siis see, et mõnda me vajame väiksemas koguses ja mõnda teist lihtsalt suuremas koguses. Ja sellest võib tulla see, et mis on olulisem või vähem olulisem. Peamised kindlasti, mida kõige rohkem meie keha vajab, on need tavapärased kaalium, kaltsium, naatrium, magneesium. Aga nagu näete, see on kõigest keemilise tabeli siis esimene osa siin võib-olla nagu siuksed populaarsemad mineraalid. Mida aga vesi teeb siis meie kehas? Ennekõike, nagu mainisin, toimetada vajalikud toitained. Ja ennekõike siis on vee roll täpselt olla transporter. Transporter selleks, et hapnik jõuaks kõikide rakkudeni, aga transporter ka siis erinevate toitainete jaoks. Just selleks, et kui tuleb õhk kopsudesse, siis veri võtab selle õhu sealt kaasa, just hapniku, ja vesi on see, mis siis viib kõikidesse kudedesse, kui ta nagu vereringest siis edasi liigub. Edasi, kuna rakk on samamoodi
elav ja hingav olend, nii nagu meie, lihtsalt tema koosneb ainult ühest rakust, aga rakul ka on vaja hapnikku ja pärast eritada süsihappegaasi. Ta vajab vett, aga pärast koos veega eritab ta jäägid, mis on tekkinud siis tema elutegevuse tagajärjel ja sellepärast on vesi hästi oluline ka, et ta viib mitte ainult rakust välja siis sinna raku vahelisse vedelikku kõik need toksiinid ja jäägid sealt rakkude seest, aga ta peab need ka organismist välja viima. Ja selleks on siis vesi ennekõike oluline vesilahustuvate toksiinide väljutamisel uriini kaudu ehk läbi neerude filtersüsteemi. Tänu sellele, et ta reguleerib keha temperatuuri, saame me hoida siis niisugust stabiilset 36, mis ta kellelgi on, üldiselt kipub olema 36,8, aga võib inimeseti varieeruda veidi. Ja samamoodi on vesi hästi oluline ka siis, kui on vaja pisikute siis nakkuse korral tõsta temperatuuri ülesse. Ja kindlasti üks paremaid viise siis ruttu vabaneda suurest kogusest toksiinidest ongi seesama higistamine. Jällegi, meil on vaja vett. Samamoodi, kui meil on veepuudus, siis meie veri läheb paksuks ja seetõttu on vaja pidevalt päeva jooksul ikkagi juua kas või need miinimum 1,5 liitrit seda mineraliseeritud vett, et aidata hoida siis seda vere õiget konsistentsi. Kui teile nüüd arst ütleb, et hommikul minge ilma söömata ja joomata sinna vereanalüüsi andma, siis kui arst natukene järgi mõtleks, ta saaks ise ka aru, et need näitajad ei saa sellisel juhul olla väga ütleme siis reaalsust peegeldavad, sellepärast et tavaliselt te ju ärkaksite ja läheksite jooma, sest et teil on öö jooksul tekkinud janu, kuna te olete higistanud vett välja, te olete hinganud vett välja ja kolmandaks tavaliselt hommikuti, kui me ärkame, me läheme esimese asjana pissile. See tähendab, veekadu kehas on juba väga suur, see tähendab, et veri on läinud palju paksemaks, see tähendab, et per liiter, nii nagu nad vaatavad siis neid erinevate siis ainete konsistentsi seal veres, saab olema palju kõrgem. Näiteks tänu sellele on ju ka veresuhkru näitaja palju kõrgem. Nii et kindlasti ma soovitaks teil anda adekvaatsed analüüsid ja hommikuti ikkagi juua vett nii, nagu te tavapäraselt joote, selleks, et taastada see normaalne seisund oma organismis. Nii, aga vesi aitab ka kontrollida kehakaalu tänu sellele, et ta kiirendab ainevahetust ja kui me pigem joome rohkem vett, siis meie kõht on vett täis ja me ei söö nii palju. Ennekõike soovitan muidugi juua siis sooja vett, mitte tulist ja mitte sellist võib-olla väga külma, aga just sellist nagu sooja ja mõnusat. Ideaalne söök ja jook on tavaliselt alati selline kuskil seal siis 35-40 kraadi vahel ehk võimalikult sarnane siis meie kehatemperatuurile. Nii me saame jällegi kokku hoida energiat ja säästa seda millekski muuks, milleks meil seda võib-olla rohkem läheb tarvis, kui me ei pea pidevalt sööki ja jooki siis üles soojendama või maha jahutama. Nii et samamoodi siis see ei kõrveta ära meie seda söögitoru limaskesta ega ka mao sisemist seda limaskesta pinda. Ja kui me joome rohkem vett, siis keha võtab ka rohkem seda nagu rasva kasutusele. Ennekõike, kui te näiteks kas teete võib-olla toitute ketodieedil või LCHF või ka paleodieedil ja samal ajal rakendate näiteks intervalltoitumist, siis aktiveerub see rasvapõletus päris tublisti. Nii et on võimalik väga edukalt sellega kaalu langetada. Ei pea üldse olema mingid hüperpuper, mis iganes nagu piinarikkad, näiteks seal veenädalad või paastulaagrid või mida iganes. On täitsa võimalik kodustes tingimustes ise ennast aidata. Aga vesi siis vajalik ka liigestele just selleks, et tekiks see sünoviaalvedelik ja et ta siis nii-öelda oleks see määrdeaine seal nende luude vahel, et nad ei hõõruks vastu üksteist, et ei teeks meile haiget, surudes siis närvirakke kokku, vaid et siin seal nagu liigese vedelik oleks siis ilusti seal nende luuotste vahel siis neid siis nii-öelda määrimas. Ja mis juhtub, kui meil vett ei ole piisavalt? No üks näitaja kindlasti on peavalu. Mida paksemaks läheb veri, seda raskem on maksal seda verd siis filtreerida. Aga kui meie kehas on keskmiselt umbes seal 4,5 liitrit verd, siis ööpäevas läbi maksa voolab verd kuskil 4 tonni.
nii et mõelge, kui palju tegelikult see veri kogu aeg ringleb, tohutult, tohutult palju. Ja see, et verd puhastada, on kõigest maksa üks funktsioone, 1/500. Nii et maks on tõesti meie organismi võib-olla üks tänuväärsemaid organeid, ilma temata meil oleks väga-väga raske. Aga kui nüüd maksal on raske, näiteks ongi, et teil on veri väga paks, võib-olla sisaldab see veel päris palju toksiine, siis need toksiinid paraku ummistavad selle maksa ära ja sealt tihtipeale tulevad need peavalud. Mis selle vastu aitab? Mina esimese asjana võtaksin lihtsalt midagi rasvast, hea oleks oomega-3. Aga kui teil ei ole parasjagu oomegat käepärast, võtke lihtsalt, ma ei tea, kas või lusikaga oliiviõli. Rapsiõli ma ei soovitaks, seal on liiga palju mürke sees, aga midagi niisugust naturaalset, ma ei tea, kookosrasva, kas või seapekki, kui teil tõesti midagi muud ei ole, midagi rasvast, mis toetaks maksa, sest maksal on väga rasvu vaja, et ta saaks oma tööd siis edukalt teha. Ja et ta saaks siis need toksiinid siduda selle rasvaga ja panna need sappi ära, siis juba hakkab maksal kergem ja peavalu peaks leevenema. Aga kui teil on tõesti regulaarsed peavalud, siis ma soovitaksin teil vaadata üle oma veerežiim igapäevane. Kas te joote hommikul piisavas koguses vett, et taastada see öinepuudus ja kui te seda ei tee, siis tasapisi integreerige ja suurendage järjest koguseid, et ärge sedasi pljauhti ämbriga endale sisse vett valage. Ideaalne nii-öelda miinimumkogus hommikul, milleni siis Jaapani teadlased jõudsid, oli 640 milliliitrit. Kui teil on niisugune väike klaas, siis on kuskil 3 klaasi ja natuke peale. Kui teil on suurem klaas, võib-olla 300 milliliitrit, no jooge siis 2 klaasi näiteks. Pange sinna natuke mingeid mineraale ikkagi sisse, sest et teie kehal on muidu väga raske seda vastu võtta. Aga see oleks nagu niisugune hommikune kogus lihtsalt, enne kui te üldse hakkate hommikusöögi peale mõtlema. Ideaalne nii-öelda, et te saate aru, et teie kehas on piisav kogus vett, oleks see, et kui te olete nüüd hommikuse vee ära joonud ja te olete muidu hommikuti sööja, siis te peaksite käima ära tualetis ka number 2 ja väljutama eelmise päeva siis toidujäägid. Vot siis te olete tegelikult tarbinud õiges koguses vett ehk piisavalt ja võite edasi siis juba hakata söögi peale mõtlema. Kui teil on aga kõhukinnisus, siis see on kindlasti esimene niisugune märk sellest, et te ei joo piisavalt vett, sest et just nimelt viimases seal enne väljutamist, viimases otsas jämesooles on see koht, kus imbuvad siis vereringesse nii vesi, mis kannab toitaineid, kui ka need kõik toitained. Ja kui sealt vesi ära imbub ja teie siis need roojakogused mass on hästi niisugune tihke ja kõva ja teda on raske väljutada, siis see tähendab seda, et keha kasutab ära seda vähest vett, mis te olete talle andnud, seal, kus tal on seda rohkem vaja. Ja paraku läks tal seda mujale rohkem vaja, kui jääb siis sinna soolastikku, nii et jooge kindlasti vett seni, kuni te olete saanud rahulikult tualetis number 2 ära käia ja siis võite sööma hakata jälle. See kehtib ükskõik mis ajale siis päevast. Kui teil on kõht kinni, te ei ole piisavalt joonud vett. Aga vett tuleks juua eraldi söömisest. See tähendab seda, et vett juua siis, kui toit parasjagu ei ole maos seedimises. Nii. Peale peavalu siis, mis on veel maksa nii-öelda reaktsioonid või kuidas ta märku annab, et tal on raske ja halb, on oksendamised ja iiveldamised. Et kui te olete kunagi saanud alkoholimürgituse, näiteks joonud alkoholi liiga palju, siis te teate, et see tuleb, eks ju, maksast, te saate aru. Üldiselt kõikide muude nagu mürgistustega on enam-vähem sama teema. Kui te ei ole just peale saanud traumat, siis reeglina peavalu tuleb ikkagi sellest, et maksal on raske ja tal oleks vaja vett, et rohkem neid toksiine siis filtreerida, vett ja rasvu. Nii, vererõhu tõus, nagu rääkisin, eks ju, et mida tihkemaks läheb veri, sest et vett ei ole piisavalt, et seda vereplasmat nii-öelda nagu siis hoida õiges konsistentsis, siis seda kõrgemaks läheb vererõhk, sellepärast et see siis nii-öelda tavapärane vere siis konsistents muutub rohkem nagu siirupilaadseks. Ja mida siirupilaadsem ta on, seda raskem on seda läbi selle torustiku siis lükata, ehk siis süda peab tegema rohkem tööd suurema koormusega. Süda üldiselt annab käsu sellisel puhul siis tõmmata veresooned kitsamaks, sest et nii on seda siirupit lihtsam sealt läbi suruda ja tänu sellele ka siis vererõhk tõuseb.
See aga on omakorda seotud sellega, et südamerütm muutub ja ka hingamine, sest me hakkame lõõtsutama, sest et raskem on meie verel võtta seda hapnikku, mis jõuab kopsudesse endaga kaasa, seda laiali vedada, sest vett ei ole. See omakorda võib põhjustada ka kõrgemat kolesterooli. 2/3 kolesteroolist meie kehas muide toodab meie enda maks ja ta võib seda toota ka siis, kui me näiteks oleme stressis. Nii et katsuge leida enda päevas see aeg, kui te olete zennis. Ärge stressake üleliia asjade üle, mida te niikuinii ei suuda muuta. Ja leppige nendega lihtsalt nii, nagu nad on, sest see lihtsalt muidu hävitab teie organismi. Aga ja, kui teie keha on liialt happeline ja sellest happelisusest me natuke hiljem veel veidi räägime, siis hakkab keha tootma ise kolesterooli selleks, et pehmendada mineraale, mis viiakse verre, et nad hoiaksid seda vere pH-d. Selleks pannakse siis need nii-öelda rasvaliistakud, nad paraku jäävad siis ümber nende mineraalide, aga hakkavad ka ummistama siis veresooni, nii et jällegi see on see koht, kus tasuks võtta omega-3 suurendatud koguses, sest ta aitab seda kolesterooli siis ära sulatada sealt, viia seda minema, et see veresooni ei ummistaks. Kui meil ei ole piisavalt vett, hakkavad kuivama meie nahk, küüned ja juuksed. Nii et kui teie kosmeetik vaatab, et oi, teil on sihuke kuivemapoolne nahk, eks ju, siis vahet ei ole, kui palju kreemi te siia naha pinnale määrite. Teie nahk kuivab tegelikult seestpoolt alates, nii nagu nahk ka kasvab seestpoolt väljapoole, eks ju. Te võite selle rasvakihi siia naha pinnale nagu kanda, aga tegelikult selleks, et nahk oleks niisutatud, on tal vaja vett ja hea oleks, kui ta saaks ka seda kollageeni võib-olla siis juurde, et aitaks seda vett hoida seal naharakkudes sees kinni, et nad lihtsalt ei voola sealt läbi. Samuti võib veepuudus viia siis liigesevaluni, nagu ma rääkisin, kui liigesevedelikku seda siis määret siin vahel ei ole, et luud suruvad üksteise vastu, aga siin vahel on närvirakud ja need saavad siis seda surve all sellist surumist ja annavad märku, et neil on valus. Ja kui ei ole piisavast koguses vett, eks ju, nagu rääkisime enne maksast, siis hakkavad kivid tekkima nii sapipõies, sest et see siis vedelik ja jäägid siis, mida see maks sinna sappi paneb, paraku on väga happeline, aga sapile meeldib aluseline keskkond, on kuskil 8,5 pH. Ja neerudes samamoodi, et mida tihkem on veri, mis läbi neerude voolab, seda rohkem siis hakkab see mineraal sinna kogunema, sest et muidu toksiinid muudavad selle vere väga happeliseks ja neid ongi siis, mineraale ongi vaja sinna selleks, et seda ära balansseerida. Aga millist vett juua siis? Joome me peaksime kindlasti puhast vett, mürkainetest puhast ja igasugused muud joogid ei kvalifitseeru vee alla, kuigi nad sisaldavad vett. Tee ja kohvi näiteks on diureetikumid iseenesest ja viivad veel selle vähesegi vee välja. Et olete võib-olla kuulnud, et kui te joote tassi kohvi, peate sellele jooma juurde siis sama palju veel vett ka, aga ma soovitaksin võib-olla vee juua ennem ära ja siis pärast kohvi siis nagu peale. Kuskil niimoodi 15-30 minutit hiljem, siis igasugused limonaadid, pakimahlad, mis iganes sellised kunstlikud joogid. Need viivad kindlasti, igasugused joogid, kus on suhkur sees, viib vett välja ja seob endaga. Nii et need on just ka kõige hullema mõjuga võib-olla, siis vesi peaks olema füsioloogiliselt täisväärtuslik, see tähendab, et ta peaks sisaldama vajalikke mineraale, mikro- ja makroelemente ja olema õige siis selle happelise aluselise koostisega ehk et pigem kergelt aluseline, nii nagu on loomulik keskkond meie organismis sees, meie rakkudes ja meie rakuvälises vedelikus ning igasugustes muudes kehavedelikes, jah. Ja hästi-hästi oluline siis, et oleks optimaalse mineraalide koostisega, ei ole ka hea, kui see on liialt mineraliseerunud vesi. Nii et niisamuti kui teistpidi võttes ei ole hea, kui seal üldse mineraale ei leiduks. Vahel ma olen soovitanud, et kui teil tõesti mitte mingit muud valikut ei ole, võtke siis natuke näpuotsatäis seda roosat Himaalia soola, seal on erinevaid neid mineraale, et ei ole ainult naatrium. Ja pange kas või seda, et teil oleks organismiliselt natukenegi kergem seda siis vastu võtta. Aga kuskil siis
30 milliliitrit iga kehakilogrammi kohta peaks olema see siis optimaalne niisugune keskmine kogus, mida võiks päevaks puhast vett ära juua. See teebki umbes 1,5 liitrit siis 50 kilogrammise inimese kohta. Kui te olete seal võib-olla noh, ütleme 65-70 on ju, siis võiks kuskil 2 liitrit juua ja nii edasi. Nii et vastavalt siis sellele, aga kindlasti mängib rolli see samuti, milline on siis näiteks temperatuur päeva jooksul, kus te viibite, et kui on suvi ja väljas on palav ja te olete palavuses või olete näiteks saunas või käite trennis, siis teie keha kaotab rohkem vett ja ka teie veevajadus on suurem võib-olla kui talvisel ajal. Siis vesi sisaldab siis peamiseid neid mineraale, vaata, mis need siin on. Kaltsium, mis on enamasti siis luudes, liigestes, lihastes, südames ja magneesium, mis toetab siis närve, lihaseid, aju, luid ja südant. Kaltsium ja magneesium tavaliselt on ka omavahelises sellises kombinatsioonis ja vajavad üksteist. Kaltsium eriti on selline mineraal, mis siis töötab hästi paljude teiste ainetega koos. Ehk et ta vajab seal C-vitamiini, D-vitamiini, K-vitamiini, just K2 vitamiini, mis aitab siis kaltsiumi viia luudesse, aga ka teisi mineraale enda kõrvale. Nii et ainult kaltsiumist üksinda on vähe abi, kui need teised siis komponendid jäävad puudu, siis ta ei jõua ikkagi sinna, kus on tema õige koht, kuhu ta minema peaks. Kaalium jällegi siis, mis on ka peamiselt, eks ju, südames, lihastes, närvides, aga ka luudes on siis selline mineraal, mis jällegi töötab koos siis naatriumiga ja nad moodustavad sellise kaaliumi-naatriumi pumba ehk et üks pumpab vee siis rakku sisse ja teine pumpab siis vee rakust välja. Ja need on mõlemad võrdselt olulised. Kuigi meie tänapäevane võib-olla sihuke tüüpiline läänemenüü pigem soodustab seda, et meil on hästi palju just naatriumit. Ehk seda me saame sellest, et noh, kes kuidas, kes teeb ise oma söögi, kes käib väljas söömas, kes ostab poolfabrikaate, aga kui keegi teine maitsestab meie toidu, siis ta ei pruugi nagu maitsestada seda meie jaoks, eks ju. Ehk nii, nagu meie tegelikult vajaksime ja see kipub olema pigem siis nii-öelda naatriumiga üleküllastunud toit. Ja selle tõttu on just tänapäeva inimestel hästi palju pigem kaaliumit puudu, et me ei saa seda piisavalt. Vanasti jällegi, kui sool oli selline mitte väga igapäevaselt kättesaadav, siis kõigile oli pigem kaaliumit just üle ja ikkagi oli see pump nagu paigast ära. Nii et neid mõlemaid kindlasti peaks olema siis enam-vähem tasakaalus, et see rakkus sisse-välja, siis see pump ideaalselt töötaks, et kõik nagu vajalikud asjad saaks rakku sisse ja pärast ka sealt jäägid siis välja. Nii, need on siis võib-olla siin ära toodud ka need peamised milligrammid, kui palju midagi oleks siis vaja, aga sellised nii-öelda kõige enam vajatud mineraalid siinkohal. Kui me aga vaatame edasi, eks ju, siis just see kaalium ja naatrium, millest rääkisime, ongi elektrolüüdid ja need peaksid olema siis ka selles joodavas vees sees, et see omastuks paremini ja see kaaliumi naatriumi pump siis töötaks. Kui meil on veepuudus, siis tekib meil nõrkus, hingeldus, võivad tulla peavalud, aga samas, kui me oleme ka ennast nii-öelda üle kulistanud ja liiga palju korraga vett siis organismi valanud, võivad tekkida tursed ja ka samamoodi vererõhu tõus. Ehk et keha ei tule võib-olla toime sellega. Eriti kui tegemist on sellises formaadis veega, mis ei ole bioloogiliselt omastatav. Selleni ka jõuame. Aga no näiteks on selleks tavaliselt pudelivesi ja ka kraanivesi. Need ei ole bioloogiliselt omastatavad, kuigi on endiselt H2O, aga see, et on H2O, ei ole ainuke näitaja. Veel peavad olema ka muud omadused ja see, et ta sisaldab mineraale, on üks neist. Nii et hästi-hästi oluline, et vees oleksid needsamad elektrolüüdid sees, et ta oleks meile omastuv. Siin on siis slaid natuke sellest kaaliumi naatriumi tandemist lähemalt. Et nagu näete, kaalium toob toitained sinna rakku sisse ja naatrium aitab nad välja viia. Need on siis kõik, eks ju, mis tekivad siis raku elutegevuse jooksul. Aga kui meil ei ole nüüd piisavalt kaaliumit, siis need toitained ja hapnik ei jõuagi sinna rakku sisse ja meie rakk jääb nälga
ta lämbub ja sureb enneaegselt. Kui seda juhtub mingis piirkonnas aga väga palju, siis sureb terve kude ja kui kude sureb, siis ka organ ütleb ülesse. Nii et hästi-hästi oluline. Toita ja joota oma keha teadlikult. Rakk siis aga on seal sellises rakuvahelises vedelikus ja suurem osa vett meie kehas ongi rakuvaheline vedelik. Ehk et natuke pigem nagu saared meres on need rakukesed seal, kui me oleme võib-olla harjunud rohkem mõtlema, et see on justkui nagu telliskivi sein, et veitsa mürti vahel ja siis hästi tihkesti üksteise kõrval, siis pigem on nad nagu sedasi nagu saarekesed. Ja vaatame seda kaaliumi rolli ka siis. On siis organismi üks peamiseid elektrolüüte, reguleerib vee jaotumist ja sellega väljaviimist. Hästi oluline selleks, et saaks transportida toitained siis raku sisse tänu sellele samale naatriumi-kaaliumi pumbale, eks ju, et ta jõuab sealt soolestikust, võtab sealt kaasa kõik vajaliku ja viib siis kõikidele keharakkudele üle terve organismi, eks ju, et sinna varba otsa ka kõige viimastele rakkudele. Samamoodi siis aitab ta tagada seda, et see, kui naatriumi-kaaliumi pump töötab, eks ju, et ka toksiinid oleks välja viidud organismist hiljem ja ta annab meile energiat. Seda teavad kindlasti sportlased rohkem, sest et nende mineraalivajadus on ka suurem, sest alati, kui me nutame näiteks või higistame, olete maitsenud, need on soolased. Et me kaotame nii nuttes kui higistades ka mineraale, samamoodi tegelikult ka pissil käies. Nii et selleks ongi vaja, et me jooksime mineraalidega vett, et taastada siis mineraalide balanss meie organismis. Ja kui meil on stressiseisund, siis me jällegi väga ruttu kaotame hästi palju neid siis mineraale. Ja suurem probleem ongi juba see, et meie tänapäevases siis lääne tüüpilises toitumises on kaaliumit pigem vähem. Me oleme kaaliumi puuduses. Naatrium aga on siis peamine keha elektrolüüt samamoodi ja reguleerib enam-vähem kõike sedasama, mida naatrium, see kaaliumgi, töötades koos paralleelselt, eks ju. Nad vaatavad ka seda, et närviimpulsside edasiandmine toimiks ja kui vesi jääb organismi sisse, vot siis on ka seesama kaaliumi naatriumi pump on nagu paigast ära. Kuigi võib-olla asi ka selles näiteks, et ei ole joonud piisavalt vett ja lihtsalt siis keha hoiab kinni seda vähest, mis ta on saanud. Et mitte sedagi kaotada. Ja et see võib olla siis ka tuursete põhjus. Ja tavaliselt siis naatriumit ongi liiga palju. Me tarbime hästi palju soola, aga selleks on ka igasugused muud ained, mida tihtipeale sinna valmistoitudesse lisatakse. Et me saame naatriumit rohkem, kui meil kaaliumit on sinna vastu panna ja siis see pump läheb nagu paigast ära. Nii et ka seal võib tekkida siis palju probleeme. Nii, aga vaatame siis seda pH-d siin, nii nagu siin paistab. Meie organismis paraku on oksüdeerumisprotsessid, sest me hingame hästi palju seda vabaradikaalset õhku. Isegi kui käia allikal, kus see voolab juba nagu maapinnale ja sealt võtta siis lootusega puhast vett, siis tihtipeale nii-öelda siis maapinnale jõudes ta tegelikult ka juba puutub kokku vabade radikaalidega ja ei pruugi üldse olla see näitaja seal enam kuigi ideaalne. Aga mis seda oksüdeerimisprotsessi siis veel siin nii-öelda süvendab, ongi igasugused, ütleme ebasoodne ökoloogia, kui me oleme kuskil tehaste läheduses elame või linnatingimustes, kus õhk on pigem halva kvaliteediga. Kui me toitume valesti, sööme selliseid asju, mis on hästi happelised või tekitavad palju jääke või sisaldavad väga palju E-aineid, mida nad ei peaks sisaldama, siis kindlasti stress, nagu ütlesin, keha hakkab tootma ise vabu radikaale veel juurdegi stressiseisundis, nii et ei ole tarvis alkohol pluss suitsetamine ehk muud halvad harjumused ja siia käib ka veip, siia käib ka kanepi suitsetamine, sest suitsetamine on suitsetamine. Et sealt tekib ikkagi põletusprotsessi tagajärjel neid vabu radikaale ja kui siia nüüd lisada veel ebakvaliteetne vesi ehk siis, mis on omakorda
kloori ja fluori ja võib-olla muude ainetega rikastatud, aga mitte mineraalidega, nagu ta peaks, siis see oksüdeerumisstress meie kehale ja rakkudele on päris kõrge. Ja milles siis seisneb nii-öelda nende vabade radikaalide võib-olla kõige rängem mõju ongi sellest, nad võtavad siis selle ühe osakese nagu antioksüdantse laengu nii-öelda meie rakkudelt ära, kui nad ei leia niisama vabalt ringlevaid siis neid antioksüdantseid laenguid enda nagu balansseerimiseks. Ehk see on üks elektron, mis on lihtsalt plusselektron, mis otsib oma miinuselektroni, aga kui neid ei ole vabalt saadaval, siis ta lihtsalt läheb, võtab selle raku küljest ära. Aga rakk seepeale põhimõtteliselt sureb enneaegselt. Nii et kui meie rakud surevad enneaegselt, siis see tähendab, meie keha vananeb ja samamoodi läbib seda siis nii-öelda teataval määral siis seda suremisprotsessi. Nii et see ongi see oksüdeerumisstressis, et kui me oleme kuskil kõrgmäestikus või hästi keset metsa, et siis on see, et õhk on nagu kergem hingata mõnes mõttes ja sisaldab rohkem antioksüdante. See tähendab seda, et need aitavad pigem nagu hoida siis meid kauem elusana ja nooruslikuna. Aga kui olete vahest käinud väljas peale äikesevihma, vot siis tunnete, õhk on nii mõnusalt kergesti siis hingatav, hästi sihuke energiat andev, vot siis peale sellist äikesevihma on tegelikult ka õhk laetud nende antioksüdantidega ja seetõttu on meil väga mõnus seda hingata, et me saame laadida oma organismi siis nende antioksüdantidega. Ja balansseerida siis seda oksüdeerimisprotsessi ära, aga noh, paraku meil siin väga tihti neid äikesetorme ei ole, et võtame siis, kui on, aga muul ajal on pigem siis see vabade radikaalide rünnak meile. Ja kas see midagi muud ei olegi, kui lihtsalt siis meie see rakkude nii-öelda oksüdeerumine, et kui olete oksüdeerumise protsessi peale kohanud väljaspool organismi, siis esimesena tuleb näiteks meelde see, kuidas raud roostetab. Samamoodi siis oksüdeerumisprotsess, mis tuleneb vabadest radikaalidest õhus, aga kõige tuntum ehk on siis ülemaailmselt New Yorgis asuv siis Miss Liberty, mis on tehtud ju pronksist tegelikult ja pronks ei ole sugugi sellist sinakasrohelist värvi, aga mitte pronksist, vasest tähendab, tahtsin öelda, jah. Kas 40 tonni umbes oli seda vaske seal siis teraskonstruktsioonide peal ja vask on siis ära oksüdeerunud siis selliseks sinakasroheliseks ajapikku. Et ilmselt seda väga poleerida pole mõtet ja nüüd on kõik juba harjunud, et ta selline sinine on. Aga vabadussammas siis jään võib-olla selline, kus me esimene asi, mis võib-olla kohe pähe tuleb, et kus me näeme seda oksüdeerumisprotsessi. Nii et mida me saame siis teha rakkude kaitsmiseks, ongi anda kehale antioksüdante juurde ja kui vesi on optimaalse ORP ja pH-ga ehk 7–9, siis see annab meile tervise, nooruse, energia ja me jaksame vastu pidada ja me ei vanane nii kiiresti. Ja me nagu siis, ühesõnaga, et need antioksüdandid tegelikult annavad selle siis energialaengu meie kehale, põhimõtteliselt töötab see sedasi. Aga vee siis oksüdeerimis taastamispotentsiaal ehk siis ORP, oksüdatsiooni reduktsiooni potentsiaal, siis on see ORP siis pikemalt välja öelduna. Et nagu näete, siis organismi ORP on seal kuskil -50 kuni -200, noh, kuskil isegi pigem niisugune 70 olen kuulnud, on kõige tihedamini siis, mis on mõõdetud. Aga see on nagu see keskmine ala siis, kus tegelikult meie keha saab väga hästi opereerida. Ta suudab toimida, kõik tema funktsioonid on eesmärgipäraselt täidetud. Aga kui see nüüd siis läheb pigem sinna siis plussi poolele, vot siis see tähendab seda, et on liiga palju neid vabu radikaale ja meie organism kulutab siis energiat selle ORP siis muutmiseks ja tema ressursid vähenevad. Ehk tihtipeale, mis me siis näeme, ongi see pudelivesi ja kraanivesi, need on seal kuskil +200 kuni +400 vahemikus, sõltuvalt, kus on mõõdetud, sõltuvalt, mis vesi seal täpselt sees on, kui palju on seal mingisuguseid kemikaale ja nii edasi, et kindlasti ei ole see plussmärgiga vesi elus.
Kui te olete käinud tervisekontseptsiooni loengutel või korraldusabiga rohkem kokku puutunud, siis vahel nendel loengutel räägitakse sellest, kuidas me sünnime siis ema kõhus, meie laeng on –150, aga sündides on juba –120 ainult. Ja see laeng mõnes mõttes nagu näitab, et me võiksime elada 120 aastaseks, eks ju, aga me paraku kuskil poole maa peal juba anname alla. Ehk meie keha enam ei suuda elu hoida selles organismis. Ja ütleme näiteks vähiga siis surmaeelne seisund on mõõdetud, on kuskil –5 kuni –10. Ehk et see miinus tegelikult näitab seda nagu siis ka antioksüdantset laengut, et mida vähemaks jääb meie organismis antioksüdante, seda suurem on siis see hävitustöö, mida vabad radikaalid meie organismiga teevad, seda rohkem rakke enneaegselt sureb ja seda julmem see nagu on. Nagu näete, gaseeritud joogid on +10 000. See on nagu väga-väga ränk siis mõju meie organismile, mida mullijoogid teevad. Nii et kui vähegi võimalik, vältige neid. Vahel harva on okei, ärge piitsutage ennast, et mida stress tekiks sellest, aga ärge nendega üle pingutage. Kindlasti, kui te mõtlete, kui palju te peate nagu siis mingeid muid asju vastukaaluks tarbima selleks, et siis seda +10 000 ära neutraliseerida, eks ju. Et kui meil on see H-500 antioksüdantse laenguga siis selline mineraalide kompleks siin komplektis Hydromaxis, siis see annab ainult –500, eks ju, et selleks, et nüüd saada 10 000, meil oleks põhimõtteliselt vaja siis 100 kapslit ära tarbida, jah. 2 × 5 20 kapslit, jah. See on siis see hind tegelikult, mis te ühe mullijoogiga siis nii-öelda põhimõtteliselt maksate, aga kui te ära ei tasakaalusta, siis lihtsalt maksab teie keha seda tolli. Ja siis kõige nagu miinusem on see ioniseeritud vesi, ehk siis ongi tegelikult, ega vett on erinevad, kõige suurema miinuslaenguga vett on leitud siis Hunza orust seal kuskil Iraani, Pakistani piiri peal, et see on –750 ja –500 on siis see toode, mis on, ma ei tea, et oleks midagi paremat veel leiutatud, aga kus on siis mineraalid pandud kokku sedasi, et nad suudavad siis selle antioksüdantse –500 laengu nagu anda, et ära siis balansseerida kõike seda muud siis, mis meie organismi hävitab. Aga selleks, et siis hoida seda antioksüdantset laengut ja tervist ja energiat ja kõike, on kokku pandud siis Hydromax komplekt Korraklaevi poolt ja siis hüdratsioon ehk rakkude jootmine ongi tegelikult esimene samm siis tervisekontseptsioonis. Ja see on see, millest siis algab kogu see nii-öelda protsess peale, et kui te tahate tõesti elada arstide ja tablettide vabalt, et ei peaks olema haiget, ei peaks käima seal kliinikute uksi kulutamas, ei peaks elama hirmus, et teid tabab vähk või dementsus või skleroosis multiplex või diabeet või mis iganes nendest, siis tasub tegeleda ennetusega ja investeerida iseenda tervisesse just selleks, et olla kogu aeg tervises, nooruses, energias, et säilitada seda olemasolevat, hoida oma keharakud joodetuna ja anda neile siis seda õiget kogust, neid toitaineid ja kõike, mida nad vajavad. Kunagi tehti üks uuring siis 100 aastat tagasi umbes, pandi siis tibusüdamerakud toitelahusesse ja hoiti seda toitelahust puhtana päevast päeva. Ehk siis tähendab, et kõik need jäägid, mis sinna siis lahusesse rakkudest eraldusid, see lahus siis puhastati ära, pandi uus puhas nagu toitelahus, ehk siis rakkudel oli tagatud kõik nagu toitained, mida nad vajasid ja samas hoiti see siis rakuvaheline vedelik justkui nagu puhtana nende ümber. Ja pärast siis 20 aastat seda eksperimenti see lõpetati, sest et endiselt see kude oli nooruslik ja elujõus ja selge oli, et ükski kana reaalsuses 20-aastaseks ei ela. Aga siis teadlased siis seal laboris jõudsid selle järelduse, tegelikult ideaalsetes tingimustes, kui selle koe või organi või nende rakkude eest
hästi hoolitseda, anda neile, mis neil vaja on ja hoida keskkond puhtana, on võimalik praktiliselt siis lõpmatuseni, et see kude kogu aeg uueneb, aga me ei pea nagu sealjuures siis vananema, haiged olema ja enneaegselt surema. Nii et põhimõtteliselt niimoodi lihtsustatud võiks öelda, et see on siis selline igavese nooruse eliksiir või ütleme siis see igavese elu valem. Aga meie tänapäevases maailmas on ikkagi väga raske juba seda teostada, sest meie õhk on saastunud, meie vesi on saastunud, meie toit on mitte ainult toitainete vaene, vaid ka saastunud, kas siis keemilistest väetistest, pestitsiididest, kõikidest nagu nendest mürkidest, mis siis juba nagu põldudele pretsitakse. Nii et paraku on see jah muutunud suhteliselt võimatuks missiooniks, aga me saame ikkagi toetada organismi maksimaalselt nii palju, kui on meie võimuses, et natukenegi pikendada seda siis aktiivset eluiga, sest see on ju tegelikult see eesmärk, et mitte, et me pikendame seda aega, kui kaua me oleme haiged kuskil haiglavoodis, võib-olla voolikute otsas ja oleme valudes, vaid me pikendame seda siis nagu terve ja elujõus olemise aega iseenda jaoks. Ja selleks on see Hydromax komplekt siis ideaalne, kust alustada. Sisaldab 3 toodet ja nende peamine eesmärk ongi siis varustada organismi vajalike mineraalainetega ja pakkuda seda antioksüdantset kaitset ning ennekõike siis, kui me räägime naatriumist, kaaliumist, eks ju, et siis seda rakupumpa hoida siis töös, et vesi ja sool on omavahel tasakaalus siis ja reguleeritud. Ja esimese asjana alustaksimegi siis siit Coral Mine'ist. Coral Mine oli üks esimestest toodetest, millega Coral Club kunagi üldse alustas. Ja tuleb ta meile siis Jaapanist. Ka mõned inimesed Eestist käisid siin mõned aastad tagasi Jaapanis seal selles ettevõttes koha peal siis Okinawa saarestikust, kus meile seda Coral Mine'i veefiltreid siis toodetakse ja kaevandatakse siis konkreetselt seda Sango koralli siis liiva merepõhjast või noh, ookeanipõhjast tegelikult, eks ju, Vaikse ookeani veed on seal ümber nende saarte. Need saared Okinawa saarestikus on siis ise ka korallitekkelised ehk et tegelikult neil inimestel, kes seal elavad, ei olegi mingit muud vett juua kui korallivesi. Ka kõik taimed nad kasvavad samamoodi koralliveega, ei ole ka imestada, miks nad on maailma kõige siis kõrgema siis selle oodatava keskmise elueaga inimgrupp siis kogu planeedil. Okinawalised on selle eest kantud ka siis Guinessi rekordite raamatusse, sest nende keskmine eluiga on praktiliselt ligi 100 aastat. Ehk see tähendab, enne 100 sureb enam-vähem sama palju inimesi kui peale 100. Neil on näiteks seal siis selline naiskoor, mille liikmeks sa isegi ei saa kandideerida enne, kui sa oled vähemalt 90-aastane. Ja nad on kõik seal sellised hästi vitaalsed, elujõus, asjalikud, toimekad. Isegi kui nad nagu võib-olla ei näe siuksed noh, nii-öelda nagu beebinahaga välja, et nad ei ole ikkagi 100-aastaselt nii siledad, kui noh, ideaalis võiks olla, eks ju, kui sul on kõik ideaalsed tingimused täidetud. Aga ma tean, et näiteks nende igapäevasesse menüüsse kuulub lillabataat ja nagu ikka, eks ju, et üldiselt ju jaapanlased on tuntud oma kõrge nagu siis eluea ja vitaalsuse poolest, siis tegelikult okinavalased, keda on kuskil, ütleme seal ligi 30 000 inimgrupina siis, kes nende Okinawa saarestikus elavad, siis nende keskmine eluiga on ikkagi veel kuskil 20 aastat kõrgem kui siis nii-öelda ülejäänud jaapanlaste keskmine eluiga. Nii et on kuhu nagu oma pilk suunata ja on kellelt õppida. Aga see koralliliiv siis iseenesest on kunagi ammu siis surnud korallid aasta sadu tuhandeid tagasi, kelle siis nii-öelda kehajupid on siis muutunud liivaks, mis on sadestunud sinna ookeani põhja, siis nad on pakendatud sellisesse 1-grammistesse pakenditesse ja neid tavaliselt siis müüakse 10 kaupa, võib-olla 3 pakikest koos, siis on 1 kuu nii-öelda ports. Üks selline filter puhastab ära siis 1,5 liitrit vett.
aga ta töötab ainult ühe korra. Sellel korral, kui te panete ta nagu kokkupuutesse veega, siis kuskil ütleme 5 minutit läheb, kuni ta selle vee on ära filtreerinud ja toksiinid endasse imanud ja samas annab ta vette jällegi 69 erinevat mineraali. See veel ei taga ära kogu sinu päevast mineraalivajadust, aga ta annab näiteks seda aluselist pH-d, ta annab neid antioksüdante, kuskil laenguga -150 on korallivesi ja sealt juba mingi osa neid siis antioksüdante saab. Selle pH on kuskil seal 8,5 ja ta aitab siis sedasama mineraalset tasakaalus meie organismis tasakaalustada. Tema ORP on sarnane meie rakus oleva ORP-ga. Pindpinevuse muudab ta sellel veel siis samamoodi sarnaseks meie rakus oleva pindpinevusega, mis on 43 tüüni. Kindlasti aitab ta nagu paremini siis veel jõuda igale poole organitesse ja kudedesse, sellepärast et ta on bioloogiliselt omastuv, kuna ta on võimalikult sarnases formaadis siis vesi meie rakus olevale veele, siis seda ei pea eraldi seedima, nii nagu näiteks kraanivett meie keha seedib 8 tundi ja selleks eraldub maohape, sest et on vaja muuta selle omadusi selliseks, et üldse oleks võimeline nagu läbi siis soolestikuseina imenduma just sealsamas jämesooles, et korall muudab selle vee siis selliseks, nagu meie rakus juba on ja see tähendab, ta on bioloogiliselt omastuv, ta juba imendub läbi siis limaskesta otse juba suust ja noh, nii edasi, kus ta läheb, et teda ei pea eraldi seedima, ta on juba kasutusvalmis ja ta läheb kohe kehasse ringlusesse. Kui te nüüd ei ole juhtumisi kunagi varem korallivett joonud, siis teil võib minna umbes nädal, kuni teie organism sellega harjub ja see lihtsalt nii-öelda ei voola enam otse läbi, vaid ta oskab seda kasutusele võtta paremini. Nii et ja veidikene ta kindlasti parendab seda vee maitset just sellepärast, et kui te võtate seda kraanivett, eks ju, siis seal on kloori, fluori ja jumal teab, mis muud kemikaalid sees, siis need see liiv imab endasse. Selle nagu filtrikese võib koos selle ümbriskotiga siis jätta sinna vee sisse, aga ma ei soovitaks teda hoida seal üle 6 tunni. Tegelikult ideaalis võiks selle 1,5 liitrit siis ikkagi 6 tunni jooksul ära juua. Ja et noh, te lihtsalt tagate selle, et seal on nagu kõige paremad need omadused säilivad, et iga kord, kui te korgi maha keerate, jällegi see vesi puutub ju kokku õhuga ja õhus olevate vabade radikaalidega ja kogu aeg see laeng nagu läheb jällegi siis sinna noh, nii-öelda -150-lt, siis see hakkab nagu langema nii-öelda sinna plussi poole, et selles mõttes te kogu aeg kaotate nagu seda väärtust. Nii et kindlasti, kui te teete korallivett, hoidke sellel gaas või kork peal ja ainult selleks hetkeks, kui te siis joote, võtke see ära sealt. Hästi-hästi oluline siis. Vist enam-vähem kõik siit rääkisin korallivee kohta ära. Kui kedagi huvitab, siis või te nagu ei jää näiteks loengust hästi meelde või mis iganes tahate rohkem detailidest lugeda, siis minge tervisesaladused.ee on minu blogi ja seal on otsige artikkel korallivee joomise meelespea. Ma olen sinna koondanud need põhipunktid, millest on hästi hea nagu lähtuda, et mida siis korallivee joomisel silmas pidada, et millal juua, kui kaua mingi toit seedib ja nii edasi, et kuidas seda päeva peale ära jagada. Ma loodan, et see on teile abiks. Aga lähme edasi, Pentagon. Pentagon on siis, neid on siin lausa 3 tükki ja siin on sees siis sellised vees lahustuvad tabletikesed ja selle mõte on selles, et kui see nüüd vette panna, siis see kaal muutuks hästi kergesti kättesaadavaks, et on nagu hästi väikeste nii-öelda osakestena juba seal vee sees laiali ja organism saab selle ruttu kasutusele võtta. Mina isiklikult panen selle Pentogani hommikul kohe ühe tableti omale siis sinna pudeli vee sisse, kui ma korallivett teen, aga seda võib ka rahulikult eraldi juua. Sellel ei tohiks olla mingit nagu vahet, et kas te panete korallivette sisse või joote seda eraldi. Et pange see lihtsalt sellisesse kogusesse vette, nagu kuidas teile endale on nagu maitse poolest okei seda juua. Ja neid on siin siis komplektis, mis on mõeldud kuuks ajaks, 30 päeva, siis Pentogane on siin 3 tükki ehk et 2 tükki päevas. Ühes selles topsis on 20 tabletti.
Pentogani näol on siis tegemist siis kaaliumiga, aga kaalium on siin kokku pandud siis C-vitamiini ja riboosiga, et kiirendada selle kasutusele võtmist ja kindlasti on ta siin siis bioloogiliselt aktiivses formaadis ehk selline siis elektrolüüt, mis on kergesti kehal jällegi vastuvõetav ja sellest oleme päris palju juba rääkinud, siis kuidas see naatriumi kaaliumi pump, eks ju, on hästi oluline. Nii et selleks, et pumbata ka näiteks hapnikku ruttu sinna lihastesse, on kaalium hästi oluline siis mikroelement. Nii et ta aitab taastada organismi neid nii-öelda energiavarusid ehk siis mitokondrid on need sellised nii-öelda patareid või akud isegi, mis on meie rakus sees, kus hoitakse seda varuenergiat. Ja muide, seesama varuenergia on see, millele kohvi annab teile ligipääsu. Ainult, et tegelikult peaksite te minema oma mineraalivarusid täiendama, mitte aga nii-öelda veel viimaseidki patareisid ära kulutama tänu sellele kohvile, eks, et see nii-öelda põhjustabki selle, et te olete nagu justkui lõpmatuses sellises nagu tsüklis või nagu nõiaringis, et te olete kogu aeg energiapuuduses ja kogu aeg on vaja rohkem seda kohvi ja veel kohvi, et veel viimasedki energiat sealt nagu rakusest välja pumbata. Aga reaalsuses tuleks minna hoopiski neid akusid laadima, et teil oleks energia ülejääk, üleküllus ja seda energia siis ülejääki annab meile tegelikult see järgmine toode ehk siis H-500, siin on nüüd vana pilt slaidil, aga uus näeb siis välja selline. Ilus selline helesinine, nagu mina näen. Ja H-500 näol on siis tegemist selle ülivõimsa antioksidandiga, mis annab siis vesinikule, mida keemiliste elementide tabelis tähistatakse tähega H ehk H. Ja -500 siis lihtsalt näitab seda laengut ehk et ta annab vesinikule laengu -500. Vesinik aga siis on ju üks osa, eks ju, H2O-st ehk veest. Ja ta on nüüd hästi hea siis võitlemaks just nende samade vabade radikaalidega. Isiklikult ütlen oma praktikast lihtsalt, see võib mõjuda erinevalt erinevatele inimestele, sõltub, mis seis teie organismis on, kui palju on teil näiteks ka ülekaalu, kui palju on teie nagu siis ümbruses vaburadikaale, mida te sööte, joote, eks ju, nagu rääkisime, et mullijoogid näiteks, eks ju, tohutult annavad vaburadikaale, nullib selle H-500 toime nagu hästi ruttu ära, eks ju. Aga mina olen täheldanud seda, et kui ma seda regulaarselt tarbin ja H-500 võib, ütleme, mina olen teda pannud, tühjendanud kapsli ka sinna sama korallivette, sellepärast et korallivesi on juba miinuslaenguga ja lihtsalt siis seal vees ta omastub nagu mulle kergemini, et kuna ma hommikul kohe alustan sellise siis Hüdramaxi nii-öelda komboga ja pärast ütleme peale lõunat ma seda H-500 eriti võtta ei tahaks, sest et muidu ma ei saa õhtul magama jääda, aga jällegi on inimesi, kellel see töötab vastupidiselt, aitab paremini uinuda. Mina jällegi ütlen, mul on niisugune surin on sees, siis ma tahaks hoopiski nagu aktiivselt kuskil tegutseda, midagi teha, aga kell 3 öösel võiks pigem magada, kui kuskil midagi aktiivselt teha, eks ju, seda nagu hommikul peaks ärkama ja tööle minema. Nii et minul töötab ta sedasi, et ma pigem võtan ta hommikul ära. Kui ma tean, et mul on näiteks, ma jõuan võib-olla hästi-hästi hilja alles öösel koju ja mul on loetud tunnid magada ja ma tahan hommikul reipana ärgata, kuigi unetunde jääb väheseks, siis ma võtan pigem enne magaminekut kapsliga nad sisse, sest läheb aega, kuni see kapsel siis lahustub ja kuni need mineraalid siis seal soolestikus imenduvad. Ehk ma jõuan ennem juba magama jääda, aga üldiselt, kuidas mina seda H-500 mõju siis tajun, on pigem see, et ta annab sellise stabiilse energia jätku läbi kogu päeva ehk et õhtul ma võin olla ka veel väga tegus, peale tööd enamasti olengi kuskil teatris, muuseumis, kohtumistel, kus iganes jooksen mööda ilma ringi ja jõuan õhtul koju ikkagi pigem hilja. Siis ta annab mulle selle energia, et ma jaksan seda kõike teha, et ma ei ole õhtul väsinud ja isegi koju jõudes ma veel võin võtta siis oma blogi lahti, kirjutada sinna järgmise artikli või mida iganes, et ta annab niisuguse stabiilse energia läbi päeva. Samuti, mida ma täheldasin juba ammu, kui ma seda kunagi aastaid tagasi kasutama hakkasin, minu unevajadus vähenes 2 tunni võrra. Kui ma iga päev võtsin 2 kapslit H-500 siis. Ehk et ma vajasin vähem und, sest et minu kehal oli rohkem juba seda rakuenergiat. Et ta ei ole selline nagu, kui te joote, ma ei tea, ära
purgitäie mingisugust energiajooki, eks ju. See Red Bull võib teile hetkeks anda tiivad, sest et ta samamoodi tänu sellele kofeiinile annab ligipääsu sinna rakkudes olevatele energiavarudele, aga pärast seda te tunnete, kuidas energia käib kõmdi nagu hästi maha ja siis te peate hakkama topelt nii-öelda seda tolli maksma selle eest, et te korra varastasite oma varudest. H-500 täidab neid varusid, et teil ei oleks kunagi vaja seda tolli maksta ja pigem ütleme seda mõju te tunnete siis, kui hakkab üle jääma. Ja kui te ei taju seda mõju, siis järelikult on teil ikka veel puudu. Võib-olla tuleks võtta rohkem. Võib-olla tuleks puhastada organismi, teha läbi tervisekontseptsiooniga järgmised sammud. Parashield, Detox, Colovada ja toita siis võib-olla Nutripakiga oma keha, et toksiinide kogus oleks väiksem, et parasiidid oleks välja visatud, et see keha oleks üleüldiselt puhtam oma keskkonna poolest ja siis on seda mõju ka rohkem tunda. Sest kui tal on sügav auk, siis kõigepealt läheb aega, kuni see auk saab täidetud ja siis, kui hakkab üle jääma, siis te hakkate tundma alles seda nagu mõju. Nii et selline lihtsalt minu kogemus. Aga mina näiteks kohvi ei joo, nii et mul on siin hea lihtne rääkida, eks ju. Ma ei suitseta, pole kunagi suitsetanud, ma ei ole ka kunagi purjus olnud. Ehk et mul ei ole väga palju neid ka nagu hävitavaid elustiiliharjumusi. Ei viitsuta iga päev kooki, ei söö komme kausist bioga, nii et noh, sest suhkur paratamatult ka on see, mis annab hästi palju neid vabu radikaale meie organismi. Et kui te nagu halvad harjumused elimineerite ja lisate head harjumused, siis on lootust, et te jõuate mitte ainult plussi nagu nii-öelda nulli, aga natuke võib-olla plussi ka. Ja siis te saate selle maksimumi sellest. Aga isegi kui teil see puudus on väga suur ja te võtate H-500 ükskõik, kas siis kapsliga või panete ta sinna korallivette, sest et kraanivette ma ei soovita seda panna, kui teil on kraanivesi pluss 400 ja panete sinna H-500 sisse, siis teile jääb alles ainult -100, eks ju, et te lihtsalt nagu noh, nii-öelda raiskate ära selle põhimõtteliselt, siis pigem võtke seda kapsliga, ma soovitan. Et parem, noh, täitke siis seda auku kasvõi seda puudujääki, ta ikkagi natukene aitab teid, eks ju. Et see auk ei läheks nagu järjest suuremaks, nii-öelda see puudujääk. Nii et jaa, annab energiat, vastupidamist, kõike seda, eks ju, et võtab ära nagu selle vabade radikaalide negatiivse mõju, et teie rakud ei hävineks, ta võtab selle enda peale nii-öelda, et ta annab selle miinuslaengu sinna sellele üksikule vabaradikaalsele plusselektronile. Ja see põhimõtteliselt olekski kõik, ütleme siis kokkuvõtvalt, et need on need tooted, mis siin Hydramax komplektis on. Komplektis tuleb kaasa ka selline raamatukene, kus on eesti keeles olemas juhtnöörid, kuidas, mida tarbida. Kõik on väga lihtne, arusaadav, igaüks saab sellega hakkama. Nii et kokkuvõttes annab ta siis sellise hea ainevahetuse kaitse varajase vananemise eest ja kõrge energiataseme, et te peaksite paremini vastu. Komplektid üleüldiselt ongi hea selline toodete sünergia, mis on leitud, et mis hästi kokku klapivad oma koostisosade poolest. On mugavus, sest et on juures see instruktsioon, kuidas mida võtta, kindel järjestus, te ei pea ise midagi kuskilt otsima ega uurima. Kõik on juba välja mõeldud teie eest ja kirja pandud, et teil oleks võimalikult lihtne seda kõike järgida. Ja komplekt on alati kergelt soodsama hinnaga, kui need tooted eraldi osta. Hydramax komplekti siis saab 48 boonuspunktiga enda kontole, kui te olete Coral Clubi liige ja sellisel juhul maksate te 82 eurot selle komplekti eest. Kui te ei ole registreerunud omale Coral Clubi kliendikontot nende kodulehel e.coral.club, siis tuleb teil välja käia 102 eurot ja 50 senti selle komplekti eest, aga ärge muretsege, piisavalt on olemas neid Coral Clubi soovitajaid siin Eestis. Leidke endale meelepärane selline inimene, kelle soovitusi te tahate ka edaspidi võib-olla kuulata, sellepärast et kui te tema soovitusel oma kliendinumbri registreerite, siis ta annab, nagu näete, automaatselt teile 20% soodustust kõikidelt toodetelt, see kliendikonto, aga see inimene saab olema teie tasuta tervisenõustaja edaspidiseks, kelle poole te võite kõikide oma küsimustega pöörduda. Nii et valige oma soovitaja hoolikalt ja kirjutage sellele, kes teid kõnetab, et kui te veidikene guugeldate, siis leiate kindlasti Facebookist näiteks piisavalt neid tegutsejaid, samamoodi Instagramist.
et ma kindlasti soovitan see kliendi number endale registreerida, sest et sellega ei kaasne mitte mingeid kohustusi. Aga nagu ütlesin, saate 20% soodsamad hinnad kõikidelt toodetelt pluss igakuised eripakkumised. Ja lisaks kogute siis boonuspunkte oma kontole, kui teie punktide summa üle siis nii-öelda läbi kõikide ostude läbi ajaloo on suurem kui 500, siis hakkate saama ka nii-öelda rahalist boonust kõikidelt oma ostudelt oma kontole tagasi. Siis nii-öelda saate sellise nagu VIP-kliendi staatuse mõnes mõttes, eks ju. Ja kui käite, ma ei tea, Rimis, Selveris, Prismas, eks ju, saate 1% oma ostudelt tagasi, siis Coral Club annab teile 10% siis nendest siis punktidest. Ehk et VIP-kliendina näiteks Hüdramax komplekti ostul saate siis 4,8 punkti tagasi endale siis järgmisesse kuusse nii-öelda, mida siis arvestatakse rahaks ja saate seda kasutada siis kas tasuta toodete saamiseks või allahindluseks siis oma ostukorvilt. Nii et kindlasti soovitan. Toimub täpselt nagu tavaline kliendikaart. Vahet pole, kas te ostate veebist või lähete klubisse siis koha peale Ilmsi tänava number 6 maja, kus on ka võib-olla Villa Tai, mis on rohkem tuntud. Et sealt leiate siis kontori ja saate ka sealt osta, pluss suhelda nii Coral Clubi esindajatega kui ka siis teiste nende soovitajatega, kes seal juhtuvad koha peal olema. Nii et kindlasti väga soovitan. Aga sellega on siis Hydramaxi esitlus läbi. Ma tänan, et tulite kuulama ja loodan, et saite siit tänasest midagi enda jaoks huvitavat. Aitäh! Ja nüüd aga lisaks ma kutsuksin teid registreeruma Eurofoorumile. Kuna Coral Club on kasvanud juba päris suureks, siis on eraldi nüüd Euroopa sündmus Eurofoorum, kui varem oli siis foorum selline üleüldine kord aastas toimus suur konverents, mis ühendas siis kõiki korrallikaid. Ja seekord siis Euroopa sündmus toimub maikuu alguses, siis 3.–4. mai Sofias, Bulgaaria pealinnas ja kes veel ei ole registreerunud, ma kindlasti soovitan ennast sinna kirja panna. See on kõikidele klubi liikmetele. Et ei ole oluline, kas te olete ise edasi siis nõustaja ja soovitaja või te lihtsalt ostate aeg-ajalt mõne toote enda tarbeks. See on väga mõnus selline kogukond, kus saab tuttavaks üle Euroopa huvitavate inimestega, saab näha Coral Clubi juhtkonda, sest nad on alati isiklikult kohal sellistel suursündmustel. Kui veab, võib-olla saate isegi nendega mõne sõna vahetada, sest et seal on ikka pausiajad, kus rahvas kõik omavahel seal suhtleb fuajees. Nii et igal juhul, kui te ilusti küsite, saate kindlasti teha pilti nendega koos ja te näete, kuivõrd eetilised on Coral Clubi liidrid ja milliste põhimõtete ja inimlike väärtustele toetudes nad seda ettevõtet siis nii-öelda veavad ja juhivad ja kui oluline on nendele see toodete kvaliteet näiteks, eks ju, et siin ei oleks mingeid lisaaineid sees, et oleks kõik orgaaniline, et vähemalt 80% oleks toimeained sees, et ei pandaks sinna mingit põhku ja jama. Nii et kõik see on nagu võimalik. Laval muidugi toimuvad inspireerivad esitlused, tunnustamine siis uute staatuste puhul ja palju-palju muud, et kindlasti on seal show, kindlasti on seal Sergei Sementšenko, kes tutvustab meile järgmiseid tooteid siis, mis on Coral Clubi tulemas tootevalikusse, millised uuendused on kavas ja see on selline väga äge sündmus, et viimased siis 300 piletit on veel soodushinnaga saadaval kuni märtsi lõpuni. Mina igatahes olen minemas ja ma võtan oma väikese turustaja, oma 13-aastase poja ka endaga kaasa, nii et Sofia on selline koht, kus ma ei ole kunagi varem käinud, aga ta on väga ilusa arhitektuuriga. Nii et me kindlasti oleme seal mõned päevad lisaks ja vaatame ka linnas ringi, et tulge meiega. Lähme siis koos ja naudime seda linna. Lisaks on märtsi lõpus nüüd 23. märts, mis on pühapäevane päev, toimumas siis Tallink Spa ja konverentshotellis, mis on seal sadama lähistel siis, linnahalli lähistel. Siis Eesti-laine ehk et Eesti sündmus, kus on siis kohalikud liidrid jagamas samamoodi siis tervisekontseptsiooni ja nende sammude, toodete ja kõige muu kohta siis terviseinfot ja peale lõunat siis ka sellist inspireerivat, motiveerivat siis neile, kes on rohkem huvitatud näiteks saama oma tooted tasuta
et ei peaks ise maksma nende eest või kes leiavad selles ka võib-olla endale väikest sihukest lisasissetuleku võimalust, sest ajad on kurjad, maksud tõusevad, miks mitte natuke rohkem teenida ja siia saab registreeruda. Siin pidi olema üks QR-kood, mida ma nagu hästi hetkel ei näe, aga võib-olla unustati. Ühesõnaga, kui teil on huvi, siis leiate selle kohta samuti infot, kui logite oma Korraldusläbi kontole sisse seal sündmuste kalendrist või kontakteeruge lihtsalt klubiga. Kindlasti on teie postkastis ka mõni kiri, mis on selle kohta juba laekunud. Mina olen samuti kindlasti kohal ja valmistan teile mõne põneva ettekande ette ka selleks sündmuseks, nii et loodan teid väga kõiki seal näha. Aga sellega on nüüd tõesti tänaseks kõik. Aitäh, et tulite.